No mina olen siin väga lihtsal põhjusel, sellepärast et selline jõudemonstratsioon, mida me nägime eile, mida me näeme täna, ei ole lihtsalt absoluutselt vastuvõetav demokraatlikus õigusriigis. See on see, mida see plakat siin ütleb, et põhiseaduse 1. paragrahvi kohaselt Eesti on sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas. Ja teine oluline ideaal on muidugi õigusriikluse ideaal. See, mida me siin näeme, on ju mõeldud ilmselgelt inimeste hirmutamiseks. Ma küsisin ka Märuli politseinike käest, et te ju saate ise ka aru, et ainuke põhjus, miks te siin olete Märuli politsein, on selleks, et inimesi hirmutada. Ja mees vaatab sellise kalanäoga otsa ja tegelikult on näha, et ta nõustub sellega. Ongi nii, olemegi selle pärast siin. Aga normaalses õigusriigis ei peaks ju nii asjad käima, et kui inimesed kasutavad oma põhiseaduslikke õigusi, õigus meelt avaldada on üks kõige olulisemaid põhiseaduslikke õigusi üldse demokraatlikus ühiskonnas, lisaks sõnavabadusele, siis tullakse välja eriüksustega ja hakatakse inimesi hirmutama. See on lihtsalt täiesti vastuvõetamatu ja vale. Ma ütlen tõesti, et ma ei ole sugugi kindel, et ma ise siin oleksin, lihtsalt selle NETS-i pärast, ma olen see NETS-i vastu teravalt sõna võtnud meedias ja rääkinud poliitikutega ja nii edasi. Aga kui ma nägin, et selline asi hakkab pihta, mis ma tundsin, et nii ei saa, et siis tuleb kohale tulla ja omalt poolt kanda see panust öelda, et ma ei taha elada sellises riigis lihtsalt. Õigus meelt avaldada on põhiseaduslik õigus, seda on igaühel õigus kasutada ilma eelnevalt meeleavaldust registreerimata. Korrakaitseseadus ütleb väga selgelt, et kui sa ei kasuta valjuhääldeid, kui sa ei tegutse viisil, mis nõuab liikluse ümberkorraldamist, kui sa ei kasuta poodiumit, lava, telki, siis sa võid avaldada meelt ilma eelnevalt selleks luba küsimata ja ilma midagi registreerimata. Nii et igasugused väited, mis väidavad vastupidist, on täiesti valed. Ja see, mida mina siin täna ka näen, on ikkagi olulises osas seotud ka politseipoolse võimu kuritarvitamisega. Põhjus, miks ma tõin selle loosungi välja, oli see, et ma kuulsin mitmetelt inimestelt, et politsei olevat öelnud, et loosungeid ei tohi kasutada. Mis mõttes ei tohi kasutada? Loomulikult tohib kasutada. Mitte mingisugust sellist õigusnormi ei ole, mis ütleb, et loosungeid ei tohi kasutada. Nii et ma ei tea, eks näis, kuhu see kõik välja viib, aga mulle tundub küll, et peamine, mida politsei praegu siin sellega saavutab, on oma enda autoriteedi lagundamine ja usalduse õõnestamine iseenda vastu. Mind ajab lihtsalt üllatama see, et valitsuse liikmed ei saa aru, et sellist asja korraldades te saete oksa, mille peal te ise istute, nii et oluline on säilitada rahu, meelekindlus, tasakaal, seista oma õiguste eest ja mitte alluda neile provokatsioonidele, mida politsei siin täna korraldab. Ja ma arvan, et kõik see kokkuvõttes tuleb meile kasuks. Nii et jõudu ja meelekindlust.